Tere, te vaatate saadet Koolitaja kolmapäev ja see on selle saatesarja teine osa. Mina olen saatejuht Kaidi ja tervitan teid siin meie Vanalinna maja stuudios. Tänases saates, kes on uus külaline ja milline kursus tal sügisel algab? Millise küsimuse jättis tänasele külalisele eelmine saatekülaline? Saame teada, mis on ühist elukestval õppel, friikartulitel ja brokolil. Ja milline põnev väljakutse mind seekord ees ootab. Kui suvi oleks koolitus, oleks selle pealkiri seiklused edasi jõudnutele. Kunagi ei tea, kas saame päikest või paduvihma või mõlemad korraga. Ühel hetkel laulame laulukaare all, siis aga oleme juba rannas suplemas, õhtuks jõuame vabaõhu etendusele või Tommy Cashi kontsertile ja mõtleme, kas see kõik mahtus ühte päeva. Aga meie saadegi on tagasi suvepuhkuselt ja me pole üldse mitte kurvad, sest Rahvaülikoolis algab kooliaasta ja tulemas on üle 200 erineva koolituse. Saate eesmärk on avastada koos elukestva õppe võimalusi, tutvustada põnevaid koolitajaid ja kutsuda teid proovima midagi uut. Korra kuus toome teieni vestluse meie põneva koolitajaga ja saate lõpus viime läbi ühe katse. Peagi teemegi juttu meie teise külalisega. Tänane külaline on Tallinna Rahvaülikooli õpetaja. Ta on psühholoog, karjäärinõustaja, lektor ja kirglik tööõnne uurija. Viimased 24 aastat ongi ta üritanud jälile saada tööõnne valemile. Ta on sellest kirjutanud ka teadustöö ja 7 raamatut. Euroopa äriauhindade võistlusel 2017 sai ta kategoorias tuleviku töökoht enda poolt loodud töökultuuriga esimese koha. Tere tulemast saatesse, Tiina Saar-Veelmaa. Tervist! Nii tore, et sa siin oled. Aga enne kui me sukeldume nüüd päris sinu teemasse, tahaksin ma korraks tagasi minna eelmisesse, meie esimesse saatesse. Mul on siin üks selline tore abimees, mis on filmimaailmas tuntud kui klapp. Ja tavaliselt see tähistab stseeni algust, aga meil tähistab see klõps hoopis tagasiminekut eelmisesse saatesse, sest et tangoõpetaja Maria salvestas sulle ühe sõnumi. Ja kui sa teed selle klõpsu klapiga, siis sa kuuled oma esimest küsimust. Kas sa oled valmis? Jah. Palun! Nüüd teengi, jah? Palun, jaa! Kui sul oleks võimalus osaleda ühes tantsutrennis, mis tantsustiili sina valiks? Kas hip-hop, tango või Eesti rahvatantsu ja miks? Kui väga aus olla, siis ma jõudsin piiluda teie eelmist saadet ja see oli nii kütkestav, kuidas Maria õpetab oma tunnis, nii et tango on praegu minu vastus. Aga miks? Mulle tundub, et seal on koos, see on kuidagi tüüne sellest kultuurist ja ma ei taha öelda, et teistel tantsudel ei ole või et Eesti rahvatants oleks kuidagi kesine ja vaene. Aga jah, et selles on mingisugune saladus selles tangos, mis mind huvitab. Väga põnev valik, ma arvan, et sa teed Maria väga rõõmsaks selle vastusega. Aga kui rääkida nüüd sinu tööst ja sinu elust, siis milline on sinu tavaline kolmapäev? Ma alustan võib-olla sellest, et mul ei olegi tavalist kolmapäeva. Okay. Näiteks eelmisel nädalal ma olin Võru linnas lugemiskorteris ja pusisin romaani kallal ja lisaks siis valmistusin Eesti luule slammi finaaliks, kus ma üles astusin, et selline kolmapäev näiteks. Aga mõni teine kolmapäev ma sõidan hoopis Elvasse koolitama klaasi tootmise või klaasitehase töötajaskonda. Ja mõni kolmas kolmapäev võib olla hoopis säärane, et ma olen broneerinud siis ajad oma
teraapiaklientidele või karjäärinõustamisklientidele ja siis on mul selline nõustamispäev. Aga mis on nendes kolmapäevades tavalist või korduvat minu elus, on näiteks hommikud. Et mulle meeldivad sellised hommikurituaalid ja tegelikult ma olen hästi suur unefänn. Mulle tundub, et on väga oluline oma heaolu või tervise jaoks magada hästi, nii et see päeva planeerimine või sätitamine algab juba eelmisel õhtul, et ma läheks mõistlikul ajal magama ja saaks hää kosutuse. Ja siis hommik ka tihti ikkagi või enamasti algab selliste ajurveeda rituaalidega, kus ma siis äratan nii oma naha üles kui lümfiringe ja võimlen. Ja siis joon klaasi keedetud vett sidruniga. ja kui ma nüüd ei pea just linnast ära sõitma, siis suure tõenäosusega ma hüppan, ja kui ei ole talv, siis ma hüppan ratta selga ja sõidan siis kohtumisele või koolitama. Ja kui sa nüüd kolmapäevad just valisid või küsisid kolmapäevate osas, siis võib juhtuda, et ka minu õhtu on heas mõttes rituaal, et juba 3. aastat ma käin siinsamas Rahvaülikoolis tantsimas kaasaegset džässi või kaasaegset tantsu ja see on just kolmapäeviti. Väga tervislik ja seda rõõmu ja tervist on sinust nii näha, et sa tulid ka täna salvestusele rattaga, mis on nii vahva ja suvine vanalinn on nii mõnus. Aga lähme nüüd natukene edasi sinu tööõnne looga. Sinu kodulehelt vaatab meile vastu hästi kaunis saar ja meri ja uhke majakas. Ja selle kõrval kõlab mõte, et suurimad aarded peituvad meie sees. Ja sealt jätkub selline huvitav mõte, et paljud inimesed viivad oma sisemise muusika endaga hauda, ilma et see kunagi kõlama hakkaks. See on natukene kummaline, pisut sünge. Mida see täpsemalt tähendab? See tegelikult mõnes mõttes tähendabki seda ja see tulebki minu teekonna ja kogemuse pealt, kus ma siis näen, et väga paljud inimesed ei süanda oma tegelikke andeid või neid aardeid või potentsiaali, mis nende sees peidus on, uurida elu jooksul. Ja mõnes mõttes see on ju ka loogiline või arusaadav, sest kõik, mis puudutab tööelu, on aegade tagant tänasesse päeva pigem olnud selline pragmaatiline või asine, eks. Et leib on vaja lauale saada ja nii ongi. Ja siis, kui me nüüd mõtleme, kuidas see tööelu on kujunenud, et siis varemalt ka ameteid tihti päriti, et kingsepa pojast võis saada ka kingsepp ja apteekrist apteeker. Ja iseenesest ei ole ka tänase päeval otseselt kuhugi kadunud, et ikka võib olla nii, et meie vanemate erialad või töö või valikud mõjutavad meid. Aga lihtsalt sinna kõrvale on tekkinud palju uut teadmist, et mis siis on eneseteostus või mis on karjäär või kuidas üldse inimeste võimeid avastada ja arendada. Ja pealegi tänaseks päevaks on ju totaalselt muutunud meie tööelu, alates sellest, et töö kuidagi, mitte nüüd otseselt töötamise aeg, aga ütleme siis nii, et aktiivne elu iga pikeneb, et inimesed on lihtsalt kauem naksis. Ja me ei mõtle täna nõnda, et vali see üks eriala ja tee seda terve elu, eks. Et me näeme, et inimesed võivad elu jooksul teha 5-11 erinevat eneseteostust. Ja nüüd selle asise poole kõrval on täiesti uus või hästi unustatud vana, mis on siis kutsumuseks. Et üks on see, mis sul, ma ei tea, hästi välja tuleb ja varemalt oli ka see, et võib-olla sul vedas, et sa võtsidki, ma ei tea, vanemate tegevusala üle ja sul oli andeid, et seda teha hästi ja see pakkus sulle rahuldust, selles ei ole midagi halba. Aga ma olen oma töös näinud ka inimesi, kes näiteks lähevadki vanemate uhal õppima arstiks ja õpingute lõpus ikkagi avastavad, et see ei ole üldse see. Et see ei sobi neile tegelikult loomu poolest mitte. Ja tänaseks päevaks meil on lihtsalt teadmisi, et kuidas siis aru saada, et see valik oleks ka minulik või minu kujuline või siis see kutsumus, see minu enda hääl oleks ka kaasas. Et sellepärast siis selline kujund ja metafoor ka minu kodulehel.
ja hästi huvitav on see, et tegelikult sina ise oled väga hea näide sellest, et kui palju erinevaid tahke võib inimeses olla, et mis need rikkused on ja kui palju elu jooksul, milliseid ameteid sa oled pidanud, et kui ma sinu kohta lugesin ja uurisin, ma vaatasin su CV-d ja seal oli nagu üle 10 neid ja ma mõtlesin, et issand, selline külaline tuleb, kes kõike seda oskab ja suudab ja sina oled enda seest need kõik üles leidnud. Aga nagu ma sinu jutust aru saan, siis tihti võivad inimesed sellega jänni jääda. Ja tore on see, et Rahvaülikoolis tuleb sinul kursus nimega Kuidas leida üles oma tegelik potentsiaal. See algab novembris. Ja kas sa oled eelnevalt seda kursust tehes märganud, et on mingid mured või probleemid inimestel, mis kipuvad korduma, kui nad siis sinu kursusele tulevad? Ja üks võib-olla ongi see, kus inimestel on küll mingisugused ujud või mõtted või igatsused, aga tunne on see, et ma ei tea, kas ma julgen, kas ma päriselt julgen teha seda muutust või siis ka, et kas ma üldse ikkagi tean lõpuni, et mis see minu järgmine valik või samm võiks olla või et võib-olla mul on mingisugune hobi või huviala, mis tõesti mind sütitab, mis pakub väga kenasti kirge, aga et kas sellest oleks võimalik siis teha ka oma järgmine professioon või elukutse. Et need on säärased mustrid, sest tegelikult olgem ausad, meil ei ole koolis ainet siiamaani, kes ma olen ja mida ma selles elus teha tahan. Ja kui me räägime täiskasvanud inimestest, siis suure tõenäosusega, vähemalt ma olen küsinud koolitustel, et tõstke käsi, kellel oli selline aine ja inimesed on kimbatuses, et loomulikult meil ei ole olnudki võimalik nagu ennast niimoodi vabalt uurida ja olla uudishimulik enda suhtes ja avastada. Et siis see on üks selline muster või igatsus või vajadus, mille järele inimesed on tulnud. Ja see kõlab tuttavalt tegelikult, sest et kas varem või hiljem oma elus iga inimene on selle küsimuse taga, et kas ma julgen, kas ma teen ära, kas ma proovin või siis ikka pigem mitte. Et kuidas siis see sinu kursus aitab inimestel seda julgust leida või mis sul on seal plaanis teha, et inimesi julgustada ja seda potentsiaali siis avada, leida ja avastada? Ja, see on selline päris maheteekond, mis koosneb võib-olla ütleme siis laias laastus 3 sellisest plokist või sammust. Et ma, olles olnud siis oma erialal kirglik, siis ma hea meelega jagan ka kõike seda, mis ma olen üles leidnud või välja kaevanud, mis siis puudutab seda kaasaegset tööelu ja eneseteostust. Et see on siis üks, et inimesed saavad ka nagu mõtteid ja inspiratsiooni. Aga teine teemade ring on siis seotud meie endaga. Et ma pakun päris palju selliseid praktilisi harjutusi, millega inimesed saavad ikkagi turvaliselt ennast uurida või endasse vaadata. Ja mis on veel hästi võluv, et seda kõike võib üksi teha või see tänapäeval ei ole ju puudus eneseabi õpikutest jumala eest, et raamatuid ilmub rohkem, kui neid loetakse. Aga mis on hästi rikkalik või lahke on see, et grupis tegelikult tekib ju ka vestlus või resoneerumine siis teiste inimeste lugudega ja nende jagatuga. See võib olla vahel väga toetav või toniseeriv või just see, mille järele ka inimesed tegelikult tulevad, et üks on liiga väike ühik, et teha suuri asju. Et just grupis nad võivad saada mingi vajaliku müksu või inspiratsiooni. Ja kolmandaks tegelikult ikkagi, et me võime unistada küll ja ennast avastada, aga mis siis nüüd edasi saab. Nii et tegelikult see ikkagi lõpeb üsnagi praktiliste suunistega. Et kui keegi nüüd tõeliselt ikkagi mõtleb, et lisaks inspiratsioonile ta tahab mingisuguseid muutuseid oma elus ellu viia, et siis selle osas saab ka tööriistad. Kõlab väga-väga põhjalikult ja seda kursust on juba varem meie koolis toimunud, nii et nüüd tuleb ta taas, sellele on nõudlust ja nii tore, et just see, et see on kontaktõppes on minu meelest hästi oluline, sellepärast et neid eneseabiõpikuid võib ju olla, neid digitaalseid kanaleid võib ju olla, aga tihtipeale ja eriti peale koroonat inimesed just vajavadki seda nagu nagu kontaktõpet, eks ju, õpetaja koolitaja suhet, seda suhtlemist, gruppi, et eriti psühholoogia teemadel on see minu meelest hästi oluline ka.
aga kui nüüd veidi kokku võtta seda, et miks sa arvad, et on elukestev õpe üldse oluline? Et kui inimene on lõpetanud oma tööpäeva, ta võiks minna koju, ta võiks puhata, aega veeta, telekat vaadata, aga meie kutsume teda kursustele. Mida sina arvad, Tiina, et on see väärtus, mis õppimine just täiskasvanud inimese ellu toob? Tead, see on nii hea küsimus, et nii tore, et sa seda küsid. Ma just astusin üles ka Paide arvamusfestivalil ja tegelikult seal oli fookuses töödisain, et ka selline väga oluline teema, et kuidas me üldse ja see võib ka olla üks tulemus inimesele, et ta ei muuda midagi radikaalset oma elus, aga ta kuidagi teeb auditi sellele olemasolevale erialale näiteks või saab mingisuguseid ideid, kuidas oma koormust vähendada või läbipõlemisohtu vähendada. Et see võib olla ka see, et ei pea olema ainult need, kes tahavad muuta midagi tohutult radikaalselt või nii-öelda need karjääripöörajad. Aga ja seal töödisaini arutelus tuli ka selgelt nagu esile, et aga äkki inimesed ei tahagi, et nende elu oleks nagu tohutult põnev ja muutlik, et äkki meil ikkagi eksisteerib inimesi, kes tahavadki seda turvalist, kindlat, korduvat, rutiinset, nagu sa ütled, teen oma töö ära ja lähen koju ja ega siis ei tähenda, et see kodune elu ei pruugi meile kuidagi nagu kosutav olla, et inimestel on ju ka väga toredaid kas või siis hobisid või mingid vahvaid harjumusi, mis neid niimoodi tasakaalus hoiavad, on ju. Aga ma ütleks võib-olla niimoodi, et kui me mõtleme, et me enam ei õpiks ja et ma hoiaksin sellist, teen seda, mida ma teen ja ma hoian seda nivood, siis teatud mõttes see on nagu friikartulid ja viinerid laste menüüs. Et see tundub nagu hästi mugav valik, et see on alati seal olnud ja ma tean, kuidas see maitseb veel talum, on ju. Aga tegelikult meil on õppimist vaja nagu brokolit ja läätsesid umbes, et me saame sealt sääraseid aineid, mida me sealt nii-öelda friikartuli viineri elust ei saa. Ja üks aine, mida õppimine pakub, on siis selline spontaansuse treening. Et maailm on tohutu muutlik praegu, et me nimetame seda VUCA world, eks ole, inglise keeles siis volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kõik muutub, on keeruline. Ja ühest küljest tekib nagu tung minna sinna tooli taha ja öelda, et ma ei taha seda kõike näha, ma ei taha seda vaadata, jäägu nii, et jätke mind rahule. Aga teisest küljest, kui me ei treeni oma loovust ja spontaansust, siis me ei ole ka kuidagi nagu tuleviku kindlad, kui kasutada sellist peent terminit. Et see on siis nagu üks põhjus, on ju. Aga teine, miks ma mõtlen elukestvast õppest väga heldinult, on muidugi see, et see võimaldab meil tuttavaks saada teistsuguse iseendaga. Et see toob meile nagu rikkust meie nagu isiklikku ellu sõna otseses mõttes, et esimene mõte on see, et kus ma seda kasutama hakkan ja ma tulen kokakursusele, mis siis, võib-olla ma ei ava kohvikut, on ju. Või et mis ma siis nii-öelda teen sellega, aga eeskätt see on sellise isikliku tasakaalu ja kuidagi sellise terviklikkuse küsimus. Et mida rahulolevam ma olen ise, seda mõnusamaks arenguvitamiiniks olen ma ka oma kaaslastele. Nii et see võimaldab meil lihtsalt olla parem inimene. Nii tore võrdlus, aitäh selle eest, see läheb kindlasti meil kuhugi boldina. Et õppimine kui brokoli ja läätsid ja ajuvitamiinid. Ja aitäh sulle kõikide nende mõtete eest ja aitäh, et sa täna saatesse tulid. Aga nüüd palume Tiinal läbi viia ühe eksperimendi, kus minust saab tema õpilane ja temast saab minu koolitaja ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Lägi! Tiina, me oleme jõudnud Rahvaülikooli teatrisaali. Meil on siin tühi laud ja mida me tegema hakkame? Me teeme sinuga ühe väikese praktika, mis on loov ja võimaldab ennast siis analüüsida. Väga põnev. Räägi mulle lähemalt, mis ma tegema pean, mis on minu ülesanne? Alustuseks ma palun sul mõtiskleda, et kui sa saaksid mõnes mõttes piirideta unistada
tulevikust ja teeme natuke konkreetsemaks ja mõtleme, et see on täpselt aasta hiljem. Sinu elu aasta hiljem. Ja võtame kõik piirid ära, et ei ole rahapiiranguid ja võimaluste piiranguid ja geograafia ei piira sind. Ja nüüd ma palun, et sa unistaksid sellest tulevikust ja mõtleksid, et milliseid komponente võiks sinu elus siis olla. Hästi. Ja lepime kokku, teeme veel konkreetsemaks, lepime kokku, et sul on 7 minutit aega ja sa leiad 5 sümbolit või objekti, mis võiksid markeerida või kujustada siis neid sinu elu erinevaid aspekte, mis siis aasta hiljem on sellises heas toonuses ja mis kokku moodustaks sellise, ütleme, unistuste elu terviku. Vau, see praegu tegid mind nii õnnelikuks juba. Okei, unistada on tore. Kas me alustame nüüd? Me alustame nüüd, sul on aega neid otsida ja siis me kohtume, kui sul on see skulptuur siia lauale kokku pandud. Hästi, teeme nii. Esmalt pean vanalinna maja kontorist valima 5 sümboolse tähendusega eset. Ja teate, see polegi niisama lihtne, kui taustal aeg tiksub. Lähme siis unistusi otsima. Tiina andis mulle unistuste korvi, nii et ma proovin oma unistuste asjad siia ära mahutada ja esimene asi võiks olla Eesti Rahva riideseelik, sest ma käisin suvel tantsupeol ja mõtlesin, et nii äge oleks, kui Rahvaülikool läheks tantsupeole oma esindusega. Nii, me vaatame edasi. Siin on minu kontor ja ma mõtlesin, tegelikult üks on mul kodune asi. See on mul kodune asi, see on minu kõige uuem ja kõige ägedam päring. Ja tegelikult üks asi, vaatan kas kuhu ma kunagi keegi unustas kursuselt maha sellise kauni kaelakeeni, et kui sa oled omanik, siis tule ja võtta see kaasa. Aga ma kasutan seda, sest ma arvan, et see võiks ka sobida minu skulptuuri. Nii, nüüd mul on vaja midagi väga maskuliinset. Ma lähen otsin midagi. Mul oli 5 minutit aega, ma olen juba mingi 2 minutit ära kulutanud. Ei, siin ei ole seda. Ma tean, mis siin on. Ma tean, siin on üks väga lahe raamat. Mida kanti, millal kanti, mis on nagu imeline rahvaste segunemine, rahvaste Babylon. See sobib mulle, aga üks mehelik element on puudu. Ja ma otsin seda laost. Nii. See on hästi sümboolne. Nii. Okei, ma mõtlen, kas midagi veel sobiks ühe aasta pärast. Vaatame külmkappi. Jaa. Hiiumaa mustikad. Silmade tervis. Väga kasulik. Sest tervist on alati vaja. Nii elus kui töö juures. Ma hakkan nüüd ehitama oma skulptuuri. Ma vaatasin oma unistuste korvi üle ja ma sain aru, et väga tähtis sümboolne objekt on sealt puudu ja mul on see õnneks olemas. Ma olen seda palju kasutanud, ma tahan seda ühe aasta pärast veel rohkem kasutada. Ja see on mul siin. Tuleb ennast kuuldavaks teha. Nüüd on vaja kõik need esemed skulptuuriks kokku panna. Loovus, tule appi. Kui see lahti teha puur. Okei. Kas see seisab püsti? Ei seisa. Okei. See on omaette väljakutse. See on märk, see on saatuslik märk, et ta ei taha siin olla. Okei, teeme nii. Ma muudan ümber. Nõnda viisi
päris muljetavaldav. Sai valmis ja enne kui me alustame, ma küsin sissejuhatava küsimuse, et kuidas seda oli teha? Seda oli imeline teha tõesti, sest et ma olen tegelikult juba siia töökohta toonud asju, mis on mulle olulised või tähtsad. Samas ma olen siin avastanud midagi, mis mulle meeldivad ja aju kohe nagu skännis läbi selle maja ja ütles, kuhu tuleb minna ja mida tuua. Kuigi midagi ma pidin ka väga otsima. Ja nüüd võiksimegi teha niimoodi, et sa iga aspekti või eseme kohta saad öelda sellise lause. Ja, et millist osa see sinu unistuste elus esindab? Olgu siis, ma avan selle saladuse laeka. Sellel suvel sai mulle selgeks, et minu süda on endiselt Eesti Rahvatantsu juures ja kas poleks imeline, kui kunagi ma naasen sinna tagasi. Miks mitte ka 1 aasta pärast? Samas see Eesti, kus me oleme 1 aasta pärast, ma loodan, on veel värvilisem ja kirevam ja mitmekesisem ja põnevam, kui see on praegu. Ma loodan, et minu töö ja minu elu annab mulle võimalusi tulevikus parandada murekohti ja et mul on selleks olemas tööriistad ja selline hea platvorm, kus seda teha. Kuigi ta juba vaikselt on sinna poole teel, aga ma tahan seda maksimumi, mis tõttu ma olen siia pannud selle number 6 täringus ja seda kõike peab saatma tervis. Need on Hiiumaa mustikad. Võt, nii. Aga tööriistakast oli? Parandamiseks ja tööriistade kasutamiseks. Ja tahan sind tunnustada ka selle eest, et sa oled väga loov, sest algses juhendis oli 5 asja, sa võtsid 7. Ma võtlesin väga suurelt. ja, see on ka märk sellisest kohanemisvõimest, mida meil tänapäeval vaja on elus. Aga teeksime siit ühe väikese nõksu veel juurde. Esiteks, kui see on nüüd skulptuur, nagu me ütlesime, sinu unistuste elu aasta pärast, mis oleks selle pealkiri? Vau, okei. Selle pealkiri oleks Tagasi ja edasi. Tagasi ja edasi. Ja teeme siis veel ühe väikese nõksu siia juurde. Et kujutame nüüd ette, et täiesti kogemata mina olen hoopis seisan siin aastas 2026 suvi ja sina oled aastas 2025 suvi. Nii et kui ma teen nipsu, siis me vahetame kohad, mis tähendab, et sina astud siis siia tulevikku ja siis ma küsin sult mõned küsimused. Oled valmis? Olen valmis. Ja. 1, 2, 3, ajas rändamine juhtub nüüd. Tere. Nii, tere! Ja nüüd kujuta ette, et see kõik toimib. Et see ongi täis purjes. Kuidas see sind tundma paneb? Võimukalt, edukalt ja õnnelikult. Mis su elus on teisiti võrreldes aastaga 2025 suvi? Mis sul kohe pähe tuleb? Mis on teistmoodi? Ärkad hommikul üles ja... Sõjad on lõppenud. Veel? Tantsupeoproovid käivad. Hästi. Ja keha töötab. Silmad, kõrvad, käed, liigesed, kõik asjad. Et sa tunned ennast kehaliselt hästi. Just. Ja. Taas vormis. Ja nüüd kujuta ette, et see 2026 sina, kes elab selles oma vahvas uuenenud elus, saaks midagi soovitada sellele iseendale, kes on seal aastas 2025. Ehk siis see Kaidi, seisab meil näiteks siin. Et mis on see, mis sa talle ütleksid praegu? Ära karda riskida. Ütleks talle nii. See on uskumatu, et sa paned mind päriselt tundma, et ma olengi seal tulevikus praegu. Päriselt ma tunnen, et see on võimalik. Ja nüüd me võime teha selle vahetuse tagasi. 1, 2, 3 ja... Ja lihtsalt kuula seda korra, et see tuleviku sina ütles sulle, et ära karda riskida.
kuulen täda. Ehk siis see on julguse küsimus, jah. Millest me ju ka rääkisime selle kursuse kontekstis, et väga tihti, mis juhtub ka, et sellise unistuste elu poole liikumine muudab meid väga hapraks ja alandlikuks, sest see on ka tundmatu. Isegi ilusa elu poole liikumine sisaldab päris palju tundmatust, nii et see on täitsa loomulik, et me vahel muutume selliseks ärevaks või natuke ebalemme. Aga hea. See oli minu harjutus. Super. Ma kujutan ette, et kui juba see üks harjutus on niivõrd mõjus minu psühholoogiale, et siis see kursus on nagu 100 korda selle võimsusega. Aitäh, et sa täna siin olid ja meiega rääkisid ja sinuga võiks väga palju pikemalt rääkida. Aitäh sulle. Aitäh. Kui eelmises episoodis õppisin tangoõpetaja Mariaga otsosid tegema, siis täna sain tänu Tiinale juurde uue teadmise. Tööelu on nagu skulptuur, mida saab alati ümber kujundada. Mina olen Tiinat tänases saates juba korduvalt küsitlenud, aga peatselt ja kaamera väliselt annan ma küsija rolli Tiinale üle. Tal on võimalus saata küsimus järgmise saate külalisele. Ja tema kuuleb seda siis, kui ta on stuudiosse kohale jõudnud. Kes ta on ja mida Tiina temalt küsib, kuulete teie, head vaatajad, järgmises saates Koolitaja kolmapäev. Aitäh vaatamast ja nägemiseni! Thank you.